teadvuse tasandid kaksikleegi teekonnal või ülestõusu protsessis, ülestõusu teekonnal. Selles videos ma toon välja 4 peamist teadvuse tasandit, mille läbi sa liigud, kui sa oled aktiveeritud kaksikleek või aktiveeritud hingega ülestõusu teekonnal. Esimene tasand, milles on enamus inimkonnast, esimese tasandi nimetus on ohvriteadvus. Ja ohvriteadvuses on inimestes uskumus, et elu ja universum juhtub sulle. Siin all on tegelik pahameel, isegi viha universumi, elu, Jumala osas. Siin on uskumatus, siin on skeptilisus. Siin ei usu, et sa üldse selline asi nagu jumalikkus või Jumal oleks olemas. Täielik lahusolek algallikast. Sa koged paha õnne, sa koged seda, et sul ei ole vedanud, sul ei ole elus õnne olnud. Ja see on teadvuse tasand, kus on enamus planeedi Maa isikutest. Muide, me võime olla ohvriteadvuses mingis oma eluvaldkonnas, samas kui mingis teises oma eluvaldkonnas me ei ole seda. Ja üks vihje, kuidas aru saada, et inimene on ohvriteadvuses, on selline fraas, ta ütleb sellise lause nagu ma üritan, mis iseenesest juba viib teda läbikukkumisele. Sellepärast, et siin ei ole toimunud ärkamist ja siin on alateadvuse fookus on puudusel, fookus on süüdistamisel ja siin on tugev vastupanu. Siin on hinnangulisus, kas see on teadlik või alateadlik, sest et isikul on tugev uskumus sellesse, et miski on õige versus miski on vale. Et miski on justkui hea ja miski on halb. Nii et siin on tugevalt esindatud duaalsus ja polaarsus. Siit edasi, teine tasand on nüüd manifestor. Ja manifestor on ma teen teadvustasand. Sellel teadvuse tasandil hakkab toimuma ärkamine. Ja kõik juhtub sinu poolt looduna, sinu poolt tehtuna. Loon enda reaalsust. Siin on sa tahad. Ma tahan suhet, ma tahan last, ma tahan romantilist partnerit, ma tahan teadlikku suhet, ma tahan autot, ma tahan seda tööd, ma tahan seda positsiooni, ma tahan seda rikkust, ma tahan kaksikleegiga kokku tulla. Ja kas teate, mis see tähendab? Paraku see tähendab seda, et energeetiliselt sa oled ka endiselt puuduse sageduses. Siin inimene läbib oma ärkamist, siin ta hakkab õppima universumi ja spirituaalseid seadusi ja reegleid. Siin hakkab ta huvituma ja uurima külgetõmbereeglit, külgetõmbeseadust, manifesteerimist. Siin hakkab ta võib-olla lugema alateadvuse kohta, ta hakkab uurima, mis asi on vibratsioon, nägemuste, uskumuste ja polaarsustega hakkab ta töötama. Aga üleüldiselt sellel teadvuse tasandil olles oled sa veel lukustunud puuduses, sest soovitud veel ei ole ja su taju ja nägemus on, et sa oled eraldi, lahus soovist. Sa oled lahus oma kaksikleegist. Sa oled lahus rikkusest. Sa oled lahus, mis iganes on sinu soov, täida ise see lünk, mida sa justkui sooviksid kogeda või oma reaalsusesse tõmmata. Ja siin on veel see, et sinu soovid on egosoovid. Need tulenevad sinu isiksuse, persona ehk egoteadvuse programmeeringutest, aga inimene siin ei ole sellest veel teadlik. Näiteks, ma toon ühe näite selle kohta. Näiteks arvates, et nende eelmainitute saamisega muutub su enesetunne, mis tegelikult nii ei ole, see on vale, see on illusioon, sellepärast, et nende asjade saamine või saavutamine, kaksikleegi tagasitulek või
või selle lotovõidu saamine või selle positsiooni või töökoha saamine või suhe ei tee sind mitte kunagi terviklikuks ega õnnelikuks. See on väga levinud ja üks suurimaid illusioone, mis inimeste meeletasandil on olemas. Siin hakkab liikumine teadvelolu suunda, aga sellega seoses tulevad esile kahtlused, hirmud, kõikumised. Sa üritad nüüd ehitada üles usku, sa üritad hakata looma. Üleüldiselt see teine teadvustasand, manifestori tasand on maskuliinne energia. Sa hakkad töötama oma jumaliku maskuliinsusega ja see on väga vajalik etapp. Kõik etapid on vajalikud, midagi ei saa vahele jätta. Ja need on siis teekonnal terviklikkusesse ehk kaksikleegi liitu ehk üks olemisse. Räägime edasi. Kolmas teadvuse tasand on siis kanaldamise teadvus ja märksõna läbi minu. Kui eelnev oli ma teen, siis nüüd on läbi minu. Ja see on nüüd jumalik naiselikkus. Siin sa oled nägemuses, et universum, elu juhtub läbi sinu. See on puhtalt naiselik energia. Kõik toimub läbi minu. Elu tahab väljenduda läbi minu. Elu on minu hüvanguks. Siin sa toidad oma hinge. Siin sa oled alistumises, lubamises, loovuses, voos, inspiratsioonis, vitaalsuses, fertiilsuses. Märksõnad, nagu sa juba aimad, lubamine, alistumine Jumalale, allikale, universumile, elule. Need on kõik sünonüümid. Jumalik tahe juhib sind. See on nüüd väga-väga kõrge teadvus ja seda esineb seetõttu hulga vähem. Mina töötan selle tasandiga oma kursuste ja koolitustega. Mul on siis jumaliku naiselikkuse äratamise, tervenduse teekond endal ja minu kanaldatud materjalid, minu kirjutatud materjalid initsieerivad inimest sellele teadvuse tasandile. Ühtlasi soovitan lugeda Michael Singeri alistumise kogemus ehk surrender experiment on selle teadvustasandi kirjeldus, et väga soovitatav, väga hea raamat, et soovitan siis tutvuda. Et see võib sind aktiveerida, aidata siis haista ja tajuda, kuidas on elu, kuidas on olemine sellel tasandil. Ja nüüd tuleb siis viimane, 4. kõige kõrgem teadvus, mis on siis ühtsusteadvus, mis on liit, kaksikhinge liit ja see on olemine. Mina olen. See on siis ülestõusu esimene tasand ja kui sa oled kaksikleegi teekonnal, siis see suhe juhatab su sellesse kohta. Universum juhtub kui sina. Sa oled üks eluga. Sa kiirgad elu. Sa oled oma jumalikkuses jumalanna Jumal, sõltumata su soost siis, sinu sees. Kõrgem jõud sinus. Siin on täielik integratsioon ja fragmentide koju toomine. Algallika teadvus sinus. Lahus teadvus, duaalsus hakkab ära hajuma. Universum on sina. Siin oled sa ärganud oleviku hetke, nullpunkti väli. Siin saad sa satori ja samaadi kogemisi ehk kirgastumise esimesed kogemused. Sa koged, millest vaimsed õpetajad kirjutavad ja räägivad, sügavat rahu ja õndsuse seisundit. Aga see tuleneb vaid sinu enda seest. See ei ole mitte kuidagi seotud sinu kaksikleegiga, kelle eesmärk on sind balansseerida ja ärritada ehk trigerdada sellesse seisundisse. Siin oled sa alateadvuse puhastanud täielikult hirmust iseenda osas, seega kaksikleegi osas.
siin on siis kõndimine kehastunult. See tähendab seda, et me kehastame neid kõrgeid sagedusi ja siin on meisterlikkus. Olemise ehk ühtsuse kogemusi kogetakse tihtipeale läbi taimerännakute ja sellepärast inimesed tihti ütlevad, et mitte miski enam ei rahulda, kui sa oled kogenud üks olemist. See on kaksikleekide liit, see on sisemine liit ja sinu kaksikleegi suhe, side juhatab sind sellesse punkti. Siin sa oled paigalolekus, täielikus teadvelolus. Sa ei otsi mitte midagi, sest sa oled realisatsioonis, et sina ise oled juba kõik. Kõik, mida sa siiamaani oled otsinud, manifesteerinud, tahtnud, olles siis endiselt puuduse teadvuses, selle sa oled realiseerinud, taibanud iseendas. Olemise teadvustasandil sa elad usus, usalduses, olemises. Hing on sündinud kehasse ja sa oled joondumuses. See on siis ärganud teadvus, duaalsus on purustatud ja sul on selge nägemine. Seda nimetatakse ka eneserealisatsiooniks, sest isiksus ego persona muudkui hajub, kukub ära ja hing on esiplaanil, hing ehk kõrgem mina. Siin ma tahan lisada seda, et see ei tähenda seda, et sa enam ei ärritu või sa ei reageeri. See ei tähenda seda, et sa oled tuim. Pigem tähendab see seda, et liidu teadvuses oled sa neutraalsuses. Sa oled sennis, sa oled enda keskmes. Ja kui koged sa ärritumist, siis sa oled see ärritumus. Sa oled kõik, mis sinu ümbruses või läbi sinu tahab ilmneda. Ja siin ei ole eraldatust välise ja sisemise vahel. Sa oled teadmises, et väline on kõigest sinu sisemise projektsioon. Seega, kui sa koged ärritust, siis sa liigud väga ruttu tagasi keskmesse, tagasi välja siis meeletasandilt ja sa oled kooskõlas momendiga. Tea ka seda, et vahest on tõesti vaja tugevamat reaktsiooni ja vahest ongi vaja ärritust näidata ka väljapoole. Nii et need on siis teekond kaksikleegi liitu, teekond üks olemisse, teekond iseendani. Ohvriteadvus, uskumus, et elu universum juhtub sulle. Manifestori teadvus, ma teen ja manifesteerin. Kanaldamise teadvus läbi minu, kus sa oled siis alistumises, lubamises ja olemine, mina olen ja kõik tuleneb seestpoolt väljapoole.